Mäletad keegi, mis reegli järgi poolitamine käib? 58. No, põhimõtteliselt on see nii tõesti. Aga tegelikult see nagu silpide vahel, eks on, no vaata, kirjutad, no, point on selles vaadake, et ma kirjutan nagu üsna palju, eks ole. Noh, ma kirjutasin selle lause ka. Ja selle. Noh, nüüd seda osa ma siin ei kirjutanud, praegu ma lihtsalt olen vaba teiega. Aga selle lause ma jälle kirjutasin. Ja noh, mul tihti kirjutades juhtub niimoodi, et nagu kirjutamine on suur hoog sees ja ma olen nagu jõudmas paberi ääreni ja nagu sõna on alles pooleli, vaata. Noh, ja siis tuleb poolitada, eks ole, ja poolitamine käib silpide vahelt, nagu koolis õpetati. Aga mis mul tihti peale juhtub, on see, et ma siukse hooga kirjutan, vaata, et ma olen juba nagu silbist ühe tähe rohkem jõudnud teha ja ma olen juba täiesti seal paberi ääres, eks ole. Ja siis enam nagu, mul on vaja poolitada, aga ma ei tohi enam poolitada. Nii, ja ma olen nii pikka aega tegelenud selle jamaga, siin on ka kindlasti inimesi, kellel on sama probleem. Ja siis nüüd ma lõpuks mõtlesin välja, nagu, kuidas me lahendame selle asja. Ja see, mis tuleb teha, on see, me peame lihtsalt nagu, kõik paberid natuke pikemaks tegema. Ei, see on loll mõte. Mul on tegelikult palju parem asi, mis ma teen, see oli teist praegu lihtsalt. Tegelikult teil on see, et ma kirjutan. Jõuan paberi ääreni, mul on silbist juba üks täht rohkem, ma ei tohi enam poolitada. Ja see, mis ma siis teen, ja siin on see nagu geniaalne osa, mida te võite ka kasutada, kui te tahate. See, mis ma siis teen, on see, et ma poolitan ikkagi, sest see on minu fucking märklik. Ja ma poolitan seal, kus ma tahan. Ja mis te teete minuga? Panete mu vangi vales kohas poolitamise eest. Kuhu te panete mu? Eesti Keele Instituuti istumale. Oh mees, kuule, mille eest sa oled siin? Ma ei taha sellest äkki ta.